Tšau. Esimene video siis YouTube'is. Päris veider on alguses praegu selle kaameraga ringi käia ja rääkida siin. Aga hooaeg 2025 on põhimõtteliselt juba alanud. Mul on üks auto seisnud siin üle 2 aasta, oodanud oma aega. Eesti on tulnud uus karikasari, EKV siis, Eesti karikavõistlused rahvakrossis. Ja plaan on siis minna enda autoga sinna võistlema. Kindlasti rallikrossi sõpradele väga tuttav auto. Väga tubli töö ja ma usun, et see on tõsine töövõit praegu Kevin Alliku poolt vaadatuna. Alustame sealt, kus üldse seda autosporti alustatud sai. Lähme madalasse sarja nii-öelda siis tagasi. Vaatame, mis me seal korda suudame saata. Ei hakka ka välistama seda, et võib-olla mõne meistrivõistluste etappi teeme kaasa ja sõidame. Aga mis autoga ja millega? Et seda veel vaatab jooksvalt, et mõned mõtted ja plaanid on, aga seda me siin praegu rääkima ei hakka. Natuke juttu ka, et miks siin see auto üldse siin seisnud on 2 aastat. Viimased aastad olen ise võistelnud superkaariga, kuna see auto lendas ühel võistlusel laiali ja tekkis võimalus hakata sõitma superkaariga. Siis ei olnud nagu siukest motivatsiooni, et hakata kõrvalt nüüd seda autot uuesti ehitama, kuna nüüd on see Evo 6 on meil nüüd müügis, millega me sõitsime. Ja kindel plaan on ikkagi see maha müüa, siis me otsustasime, et ikkagi võiks selle Super 1600 pilli ikkagi käima saada. Püstak on nüüd koos siin, et siin on praegu siuke läbu on siin garaažis praegu, aga siin ongi veel kollektorid, asjad veel külgi visata. Ja siis võiks juba nagu vahel istutada. Tundub küll hirmus lihtne, aga kurat, eile seda mootorit juba panime siin juba mingi 8 tundi kokku, et igasuguse tagasi asju tuli, et päris palju asju on seal mootoris nüüd ümber tehtud, et päris põnevusega ootan neid numbreid juba, mis sealt sünost tulevad. Rääkis natuke sellest karikasarjast, siis esimene etapp on juba äranud, hooaja peale kokku on 8 etappi. Jaanuarikuus oli juba esimene etapp ära, sinna me jõudnud, kuna plokigaas oli tegemises ja selle taha see põhimõtteliselt kõik jäigi. Aga nüüd täna on meil teine veebruar, 15 veebruar on juba võistlused, et ma ei tea, oleneb sellest ilmast jälle, et ega siin väga siukest talve meeleolu väga siin väljas ei ole, et kas see toimub. Aga sellegi poolest ikkagi katsume ikkagi ta käima saada siin. Vennas mul ise sõidab Mazda MX-3-ga, gaasiveoline auto, et tema sõitis esimesel etapil, et temal on mingidki punktid kirjas, et mina lähen täitsa nullise ringiga sinna teisele etapile vastu. Aga pole lugu, saame hakkama.
nagu te juba videos nägite, siis hääl on sees, mootor käib. Ega siin ongi nüüd radikad asjad külge, pooltelg külge. Uuel nädal tuleb uus hammasrind ka, õige. Et nagu enne ma siin mainisin ja rääkisin ka, et lihtsalt veepumba jätsime välja, et lihtsalt vaadata, et kõik töötab ja mootor käib nii nagu peab. Ja ega siin ei olegi muud midagi, et kokku ja näeme juba siis dünos. Oleme kaagi juurde dünosse tulnud, auto on juba pingis ja vaatame siis, mis saama hakkab. Päris ärev on olla. Auto on piinapingist vabastatud. Kõige suurem soov oli see, et uus mootor oleks kindlasti võimsam kui eelmine. Ja seda ka ta on. Et vanal mootoril oli siis 165 hobujõudu ja 170 väänet. Uuel mootoril on siis 190 hobujõudu ja 210 väänet, mis on tegelikult ikkagi päris siuke jõhker vahe vabalt hingava mootori kohta. Suured tänud Kaagile selle seade eest, et dünos vist meil läks kokku vist 4-5 tundi või? Praegu sai väga maasikas kõik, et olen väga rahul. Ega siin nüüd ongi, täna on meil 6. neljapäev, 15. on meil võistlused, et nüüd ongi plaan tegelikult kuhugi autot veel katsetama, proovima minna ka, et mis ta üldse teeb. Et ülejäänud asjad sai autoga nüüd tehtud, et pidurid on hooldatud, ette läksid uued kettad, taha samuti. Ja ega nüüd ongi ready to race. Et siinkohal tõmbamegi siis esimesele videole joone alla. Et pange kommentaariumis siis kirja, et mis meeldis, mis ei meeldinud, mida tahaksite rohkem näha, mida vähem. Ja pange like, subscribe ja näeme järgmine kord. Tšau!